Tere! Mina olen hoolekandeteenuste avalike seoste juht Katja ja täna me räägime alkoholivabadest kokteilidest. Kuna minu eriala on kommunikatsioon, siis ma olen väga palju mõelnud, et mis on alkoholivaba ja alkoholikokteili erinevus. Peale selle pisiasja, et ühes on sees alkoholi, teine mitte. Kui te nüüd vaatate seda kahte klaasi ja peaksite ära arvama, kumma sees on alkohol ja kumma siis mitte, siis ütleme nii, et mina esimese asjana võtaks selle kirsiga variandi. Lihtsalt sellepärast, et ta on ilus. Aga kui me teeme nüüd sellise asja, paneme siia teise klaasi ka jääd ja laimi ja ühe ilusa sidruni ja ühe ilusa kõrre, siis kui nüüd tundub alkoholiga. Ehk siis minu esimene sõnum või esimene nipp, kuidas teha häid alkoholivabasid kokteile, ei seisne üldse mitte selles, mida te sinna sisse panete, vaid tehke nad täpselt sama ilusaks ja kohelge neid täpselt sama väärikalt, nagu te kohtleksite alkoholikokteili. Ja see juba teeb kogu selle pidulikkuse ja hea tunde annab hoopis see, milline see klaas välja näeb. Ja kui täpne olla, siis tegelikult need mõlemad kokteilid on alkoholivabad. Nii et, aga nad näevad imeilusad välja. Teine nipp on samuti psühholoogiline. Me oleme harjunud alkoholi eest maksma rohkem raha ja see tundub loogiline. Kasutame seda sama loogikat siis ka alkoholivabade kokteilide puhul. Võtamegi kvaliteetsema tooraine, näiteks Don Simoni mahl, mis tõesti on veidi kallim, aga mis tegelikult maksab ikkagi poole vähem kui meil näiteks poole see Prosecco. Või siis 370 grenadili siirup, mis kestab väga kaua aega ja me saame sellest väga ilusaid värvilisi kokteile. Esimene kokteil, millega ma olen inimesed nii ära petnud, et nad ei saagi aru, et seal on alkohol sees. See on väga lihtne. Alkoholivaba õlu ja valge toonik. Siin on nüüd oluline see, et me paneksime enne tooniku ja alles siis õlle. Ma olen püüdnud seda nagu ka teistpidi teha, selle miinus on siis lihtsalt see, et ta hakkab tohutult vahutama. Ja suhteliselt kena jääb niimoodi, et kui me ei vala klaasi triiki täis, jätamegi siia väikse õhuvahe, paneme veel ühe siduni. Paneme ühe kõrre näiteks. Ja siuke väga värskendav ja kaunis jook. Teine kokteil, mida ma väga hea meelega pakun ka lastele, sellepärast, et see on naturaalne. Seal ei ole lisatud suhkrut ja ta on väga mõnus mulliline, ta meenutab limonaadi, on ka väga lihtne. See on õunamahl pooleks mulliveega. Jääd võib panna täiesti ohtrad, ta kipub praeguse ilma kõik ära sulama. Ja nüüd see õunamahla ja mullivee vahekord tegelikult sõltub sellest, kas te tahate magusamat või te tahate mullilisemat. Et minule meeldib, kui ta nagu nii hirmus magus ei ole ja loomulikult lastele meeldib, kui on rohkem apelsinimahla. Paneme siia veel väikse maasika juurde ja väga hea suvine jook on valmis. Minu kolmas suvine lemmik on valemimoosa. Nagu te teate, siis mimoosat tehakse vahuveinist ja värskelt pressitud apelsinimahlast. Meil nüüd ei ole, eks ole, vahuveini, küll aga on meil apelsinimahla. Isegi seda pressitud varianti. Ja siia me saame lihtsalt lisada, midagi peab meile mulli andma, nii et see me paneme lihtsalt seda mullivett peale. Kui me tahame nüüd lisada mingisugust värvi, siis see on nüüd igaühe enda otsustada. Kas ta paneb siia natukene grenadilisiirupit, mis teeb selle ilusaks roosaks, ei pane. See siirup teeb seda muidugi magusamaks, et kui teile väga magus ei meeldi, siis on mõistlik seda mitte panna. Viimane soovitus, et õppige minu vigadest, see on apelsinimahl granaatõunamahlaga.
see näeb kole välja ja maitseb halvasti. Seda ei ole mõtet proovida.